Armu teile rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse aluseks paneme tähele 2. Peetruse raamatust 1. peatükist salme 19–21. Ja nii on meil midagi kindlamat prohveti sõnast. Ja te teete hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras paigas, kuni päev hakkab haahetama ning koidutäht tõuseb teie südameis. Seda mõistke esmalt, et ühtki prohveti ennustust pühakirjas ei või omapäi seletada, sest iialgi pole ühtegi prohveti ennustust esile toodud Jumala tahtel, vaid pühast vaimust kantuna on inimesed rääkinud, saades sõnumi Jumala käest. Aamen. Nagu alguses mainisin, siis tänane pühapäev on tee valmistamise pühapäev. Nende pühapäev, kes on olnud sõnumitoojad, kuulutajad, prohvetid, ajalooliselt ka Risti Johannesele pühendatud päev, nii et kuidagi natukene ka meie päev. Ja samal ajal kõneleb see jutt või kogu see mõte avalikust tunnistamisest, järgimisest, valmisolekust, just nimelt sellest teenimisest, toetamisest, aga nii nagu Risti Johannes teebki, ta valmistab teed, aga annab õigel hetkel volitused üle. Kui vaadata lisaks selliseid teenäitajaid või järgeid, siis võime mõelda jüngrite peale. Nende näol on see siis lugu lihtsalt järgimisest, see on lugu õppimisest läbi eeskujude, ilma pikemate kavade ja plaanideta, natuke nagu Anni rääkis koguduse alguse loost, et omamoodi eluakadeemiline hulkurlus. Ma olen alati imestanud jüngrite südikust lihtsalt minna. Ma mõistan ka, et elukorraldus oli teine ja neil ei olnud tõenäoliselt eluaseme laenuga külma talve, mille tarbeks puid varuda. Aga sellegi poolest nad pidid laskma lahti, neil olid perekonnad, olid kohustused, oma tööde tegemised, aga nad olid valmis lahti laskma. Ja see on midagi, mida on vahel väga raske kuidagi endale tunnistada. Nii et küsimus siis laiemalt võib-olla võib siis olla selles pühapäevas, et miks me teeme mingeid valikuid, mis meid kannustab ja kuidas me iseennast näeme mingis suuremas pildis, et kellele oleme meie teevalmistajad, kellele oleme meie prohveteerijateks. Aga see tekst ise juba kutsub tegema väikese põikega siis ka ELK-s käimasolevatele teoloogilistele aruteludele, sest et ta kuidagi nii väga küsib selle kohta, kuidas pühakirja tõlgendada. Nii et oleks patt seda mitte mainida korraks ja teha ka reklaamiks ajalehel Eesti Kirik, kus on väga põnevaid artikleid sellel teemal ilmub. Ja mida ma tahaks öelda, et ma arvan, et see kogemus, mis meil siiamaani on olnud, neid arutelusid erinevates kohtades, erinevates kogudes, ka meie oma koguduses pidades, on olnud ääretult positiivne. Inimesed tulevad kokku, et arutada, et koos mõtistada ka keerulisematel teemadel. Sest, ja mulle just meeldib see mõte, et see on dialoog. Jällegi Anne Burkhardt oma intervjuus räägib Eesti Kirikus, kuidas mingites riikides ei saada aru, mis on dialoog, kuna on ainult võimalik dispuut. Aga need on erinevad, et siis oli pidanud ühes Aafrika koguduses selgitama, et teate, et sellised nagu dialoog on ka olemas. Ja siis neil oli vau. Nii et ma soovingi rohkem dialoogi siis. Sest on ju piibel täis nagu kõiksuguseid tekste ja siinkohal nüüd tuleb teine viide ja soovitus ajalehel Eesti Kirik, saate aru, et jõulud tulemas ja tellimused, ja kingitus on tellimus, ta kirjutab Vanast Testamendist ühest kättemaksupsalmist. Et kui võtta ainult see kättemaksupsalm üksinda, kui lihtne oleks kõik hukka mõista. Sest nad kõik arvavad tõesti. See oleks nii lihtne. Aga ometi jälle seesama, et kus ta seal piiblis asendub, mis sellest veel räägib. Et eks me kõik aeg-ajalt eksime ja kukume dispuuti ja mõistame hukka, see on väga inimlik, aga see püüd on midagi muud. Ja sest et see on, ma arvan, põhjus, või
üks põhjus, miks Jeesus tuli, et näidata meile alternatiive. Et näidata meile väljapääsu sageli mingist väga ühekülgseks kujunenud olukorrast, kus igale reeglile oli lisaks reegel ja igale küsimusele õige vastus. Aga ei ole alati. Et kuidas teil on, kas te olete hommikuse konjaki hommis juba maha jätnud? Et Jeesus ei andnud meile lihtsaid mustvalgeid vastuseid, vaid ta püüdis näidata mingit uut valgust, mingit uut lugu jutustada. Nii nagu Naatan rääkis eelmisel pühapäeval perspektiividest, siis ma arvan, et seesama Jeesuse sõnum ongi perspektiivi muutus. Ta loksutab mingeid rõhuasetusi paika. Nüüd tuleb teine reklaamiminut, saate aru, et meil on täna niisugune reklaamijutlus, on meie koguduse podcastile. Et meil on uus tore osa seal, kus siis noored sportlased ja kristlased arutavad, kuidas lugeda piiblit ja kuidas kristlasena elada. Ja ma usun, et nende väljakutsed ja mõtted on paljudele tuttavad. Näiteks seesama, et kui hakata piiblit algusest lugema, siis väga kiiresti kaob motivatsioon ära. Et ma usun, et väga paljudes sellistes aruteludes tuleb ikkagi lõpuks see küsimus, et mis on päriselt keskne, mis on see tõeliselt oluline, et mis on see, mis teeb meist kristlase, mis on see salapärane miski. Ja siis ma mõtlen sellele, millest ma ennem rääkisin, et jüngrid lasid lahti. Ja ma mõtlen, et võib-olla on esimene ülesanne, mis me peame tegema. Me peame loobuma soovist olla kristlane. Ma vahel tunnen, et soov olla mingisugune standardiseeritud tüpaaž, olgu see siis kristlane või, ma ei tea, lapsevanem, õpilane, kuidas olla õige õpilane, milline on õige professor, milline on õige kirikuõpetaja, Et see on selline soov teha asju õigesti, selline korralik tubli tüdruku sündroom, et öelge mulle, kuidas asi käib ja ma siis teen, Aga kui selle asemel, kui sellest lahti lasta ja küsida, aga miks selle mõte on, miks ma teen seda, mis ma teen, siis see muutubki. Siis ei pea lapsevanema järgima doktor Spocki, kui see tegelikult sulle täiesti arulage tundub, või ei pea professor olema ilmtingimata pika habemega ajameelne tüüp, ja ei pea kristlasena ilmtingimata kandma valgeid põlvikut ja musta pintsakut, sest see on kõik mingi väline show-off lihtsalt tegelikult. Küsimus on ju tegelikult sisemises vajaduses midagi teha, kuidagimoodi elada ja siis oma eluga seda sõnumit edasi anda. Ja see toobki meid tagasi küsimuse juurde, et miks me teeme selliseid valikuid, nagu me teeme, mis meid kannustab, kellele me oleme teevalmistajad ja mida on meil profeteerida. Küllap see selgubki nendes samades dialoogides, kui saab koos mõelda. Ma olen ääretult tänulik meie 4-päevase lugemisklubi üle. See oli väga sügav ja rikas. Me jagasime oma päris lugusid, päris hirme, päris kahtlusi, aga ka väga toetavaid lugusid. Me võisime julgelt arutada näiteks Jumala probleemi üle, küsitledes selle üle, kas ja kuidas ta on kõikvõimas. Kuidas mõista Jumala headust ja õiglust ja mida see meie enda elu jaoks tähendab. Ma mäletan ise, kuidas ma üks hetk mõistin, et lause, mis mind on lapsepõlvest kandnud, iga asi on millegi jaoks hea. See oli meie pere selline põhilausa. See ei päde igas olukorras. Igas olukorras ei saa öelda teisele inimesele, et kuule, see on ikka millegi jaoks hea. Vahel ei ole. Vahel on lihtsalt nii halb. Ja isegi kui see suures jumalikus plaanis võib-olla on millekski hea, tõenäoliselt ma tegelikult usun, et on. Aga me vahel ei näe seda suurt pilti. Ja sellepärast ei aita see mind sellel hetkel. See, mis tõi mind siia, ei vii mind edasi. Tsitaat, mida paljud omistavad Toomas Hendrik Ilvesele, kuid mis ma arvan, et on üldinimlik mõte. Ma arvan, et see on usus kasvamisega on sama lugu. Mingi hetk sa taipad, et see, mis sind siiamaani on aidanud, on muutunud väikeseks. Nagu riided, mis enam selga ei mahu. Ja siis tulebki edasi vaadata. Leida uus teenäitaja ja saada aru, et võib-olla sinust endast on saanud teenäitaja. Et nüüd on see sinu roll kanda. Aga teada on, et ka usus ei saa korraga astuda liiga suuri samme.
ikka tuleb võtta üks asi korraga. Sest kui hakata korraga kõigis suundades jooksma, siis kohale ei jõua. Ja see on ka üks koht, kus me neid teenäitajaid ja majakaid vajame, kes aitaksid suunda valida. Ja lõpetuseks ühe loo uuendatud versioon. Ma usun, et enamus teist on kas lauluna või loona kuulnud seda lugu, kuidas inimene pärast surma läheb taevasse ja siis kõnnib koos Jumalaga seal rannaliival, eks ole, ja siis, et Jumal näitab, et näed, et siin on 2 sammud, ma kogu aeg olin su kõrval. Ja siis inimene küsib, et et aga kõige raskematel hetkedel, et siis ma olin üksi, ja siis Jumal ütleb, et siis ma kandsin sind süles. Aga sellel on nüüd uus versioon, et siis on veel üks osa elust, kus siis on pikk nagu sügav vagu on liiva sees. Ja siis inimene küsib, mis see on? Ja siis Jumal ütleb, see on see aeg, kus ma lohistasin sind järele, sest sa üldse ei tahtnud tulla. Nii et vahel, ma arvan, Jumal lohistab meid järel ka ja see on ka osa sellest meie teekonnast. Aga sellel tänasel teenäitamise pühapäeval ma lihtsalt soovingi teile, et oleme siis üksteisele need majakad. Ja kui vaja on, siis lohistame kaasa. Aamen.